Raadio Elmar. Elmar üllatab. Ja. Hallo, tere. Kes seal on? Tere. Kes seal on? Timo. Ahah, Timo, sina oled see tubli tore mees, kes sõidab selle kollase mikrobussiga, eks? Ja. No vot, palju täna sõitnud oled? Ma ei tea, ei ole palju. Aga minu suutsid porilombi veega ikka täiesti üleni täis pritsida. Oho, kus see juhtus? No vot, kus juhtus, et selles suhtes las ta jääb, kus see juhtus. Et aga ma ei tea, osad öeldes, no üsna närvi ajas, et ma läksin siin just kohtumisele ja ütleme niimoodi, et hele mantel üleni mudane. Et ma ei tea, kas ostad uue mantli või toon sulle keemilise puhastuse arve või mis me teeme? No ma arvan, et keemilise puhastuse arve on väiksem kui uus mantel. No jah, seda küll, no ma ei tea, kui see läheb selles suhtes keemilises puhtaks, eks. Aga teinekord, ma ei tea, sul juhtub sageli sellist, sest ega sa üldse ei pööranud tähelepanu küll sellele, et inimesed kõnnivad tee ääres, eks ole, annan aga gaasi. Selle asemel, et võib-olla natuke hoogu maha ikkagi kohati võtta või? No siis oli tõesti, et ma ei näinud, et üldjuhul ma ikka jälgin seda. Aga tuleb meelde, kus sul täna see kõige suurem porilomp oli, mis selle moodsa kollase mikrobussi ratast alla jäi? Ei nagu ei meenugi, et nagu, et ma nagu oma arvast sõitsin täna suhteliselt rahulikult ka, et teinekord sõidad veel kiiremini või? No, mis me nüüd sellest räägime, kuna ma kiiremini sõidan, aga ühesõnaga, et ma ei tea, saadan sulle siis arve või? No, saatsin mulle arve, aga sellest tuleb üritada, ma olen sellest nõus, kui ma tegin selle, ma tõesti ei mäleta seda, et võiksite mulle ikkagi selle koha öelda, siis mulle endale meenus. No kus sa täna hommikul sõitsid täpselt? Hommikul ma sõitsin mööda Ravila tänavat, mööda Soinastest. No vot, seal Soinaste, seal oligi. Jah, et see on selline vaikne kant ka, eks ole, iseenesest, aga näed. Et ma ei tea, et ma annan siis ikkagi selle mantli, annan keemilisse ja kuna mul oli ilus hele kleit ka seal all, et ma lasen siis selle ka ühtelugu juba ära keemilises puhastada. Jah. Eks ole. Aga koos selle arvega, ma ei tea, me saadaks Elmarist sulle sünnipäeva puhul ka šokolaadi näiteks. Ahah. Hea ting. Palju õnne, Timo! No vot, aitäh. Palju õnne sünnipäevaks siit poolt siis. Ja, aitäh. No, kes see selliseid asju organiseerib sulle, Timo? No vot, nüüd ma ei tea küll seda. Kus juures? Aga ma olen valmis temast porilaigu kauguselt mööda sõitma. Et selgeks saada või? Jah. No ma ei tea, meile tuli selline kiri, et minu pojal Timol on homme 7. novembril sünnipäev, nii et juba eile siis see kaval pea mõtles tänase peale natukene. Ah soo, ja. Nii et nüüd on siis teada, et tuleb seda lompi otsima minna või? Just. No nii. Aga kas kuidagi, Timo, hekseldasid peas läbi ka, et kas tõesti ma sõitsin mingisugusest porilombist niimoodi läbi või? Ei, selles suhtes ma mõtlengi, et nagu ikka jälgin seda, et ei kindlasti mitte, et võib-olla tõesti, et hommikune aeg oli nagu unesegane veel, et kas siis tõesti juhtus nii, aga oma arvast ei, jah. Aga nii armas, sa olid nõus isegi mu kleidi keemilise puhastusega kinni maksma, et väga armas sinust. No vot, et siin tuleb hoopis tähelepanelik olla, et tüssata ei saa niimoodi, et saadetakse arveid niisama. No just, nii et teinekord ikka kontrolli täpselt, et kus see ikka oli, sest meil polnud isegi õrna aimu, et millisesse linna või mis maakonda me hetkel helistame. Raadio Elmar.